sellel uuel aastal ma soovin kõikidele uut jõudu, uut rammu, uut rõõmu, suurema mahukusega kõike soosingut ja see pole ainult minu soov, vaid see on Jumala plaan selle aasta jaoks. Ja teie olete siin ja paljud teised Eestimaal kogudused, paljud põlvkonnad, mitte ainult noored, mitte ainult vanad, vaid kõik põlvkonnad koos. Oleme see kogudus, kes keset kõige suuremat kaost, sest praegu on ju kaos ja ilmselt lähevad asjad, võivad veel hullemaks minna, eks ole. Aga meil on see privileeg, et selle ebasoosiva aja keskel me saame valida õiguse, valida õige poole, valida Jumala poole ja näitama kogu maailmale seda, et on keegi ainus, kes valitseb ja kellel on ainsana sõnaõigus ja see on Jumal, absoluutselt. Nii et ma olen ka mõelnud seda, et kui me siin enne rääkisime, et mõni mõtleb võib-olla, et kui ma oleksin noorem, siis ma teeksin seda ja teist. Aga ma usun, et me kõik oleme kutsutud selle aja jaoks, ükskõik kui vana sa oled, see number ei ole üldse tähtis, kui sa oled siin ja nii kaua, kui sa elad, on sul midagi teha siin ja tasub siis võtta ennast kokku ja panna jalg maha ja öelda, et saatan, sina oled lõplikult kaotanud. Ja see, mis on veel tegemata, mida Jeesus meie kätte usaldas, mida ta ise ei viinud veel lõpuni, selle me teeme ära. Ja me saame selle ära teha, sest meil on antud see volitus, meil on antud see mandaat, me ei tee seda oma jõuga ega oma väega, me teeme seda Jumalalt antud püha vaimu väega ja see on väga põnev aeg. Ja mina usun, et Jumal tõstab ka noore põlvkonna üles, kellel on uus energia, kellel on see julgus võtta see maa, võtta tagasi saatana käest selle, mis ta on varastanud. Me peame seda tegema, eks ole. Ja kui Jeesus suri ristil, siis ja tema lunastustöö, see oli tegelikult kohtuotsus kuradi üle ja see võttis saatanalt seadusliku õiguse ja võimu, eks? Aga ometi ta veel tegutseb siin ja tundub, et ta läheb aina paanilisemaks, eks ole. Nüüd on asi selles, et kogudus, ma olen sellest kogu aeg rääkinud ja räägin edasi, räägin nii kaua, kuni me lõpuks näeme tulemust, selle tulemust, mida Jumal on kutsunud meid tegema. See tähendab Jeesuse võidu rakendamine saatana üle. Selle meelevalla rakendamine saatana üle. Ja koguduse töö ei ole veel sellega lõpetatud. Nii et kui me kuulutame evangeeliumi ja saab tulema rohkem ja rohkem inimesi Jumala kuningriiki, siis selleks, et see kogudus kasvaks ja omandaks lõpuks selle võimekuse viia see töö lõpuni, mis ta on, Jumal meil on usaldanud, eks ole. Nii et see on nii huvitav, ma olen mõelnud seda, et kes me üldse oleme, miks me elame siin. Et Jumal on andnud ühe imelise võimaluse üldse meil sündida, elada siin maa peal, sündida sellesse ihusse. Et see on üks imeline privileeg, et alati, kui sul on paha tuju või kuidagi sa oled kurb või on asjad läinud nässu, siis mõtle selle peale, et Jumal on sind ju kutsunud. Temal on ju eesmärk sinu jaoks ja kui sa hakkad seda eesmärki täitma, siis sa tunned tõelist rahuldust. Ja kui mõnikord sa veel ei tea, mis on täpselt sinu eesmärk või kutsumine, siis tasub Jumalalt küsida. Jumal, näita mulle, juhi mind selle sisse, milleks ma kutsutud olen, kus ma võin õnnelik olla. Ja sa oled seal õnnelik. Ja kõik kutsumised ei ole mitte ainult kirikusisesed tegevused. Võib-olla sa oled kutsutud maailmas mingisugusesse kohta teenima inimesi Jumala kuningriigiga, eks ole, armastusega, andega, mis sul on antud. Ja
nii et me näeme, et kõike siin maailmas valmistatakse praegu Kristuse tagasitulekuks ja tema kuningriigi rajamiseks. Võib-olla minu sõnumid täna on natukene loosunglikud, nagu nad ikka tihtipeale on, et mul on seda öeldud, et Liidia, sinu kõned on liiga loosunglikud. Aga jätame detailid siis nende jaoks, kes oskavad asju detailselt selgitada. Aga ma lihtsalt, see on nii, minu sees on midagi, mis üks võime näha suuremat pilti. Ja ma ei saa ilma selleta, ma pean näitama seda suuremat pilti, mida Jumal on mulle näidanud, sest kui meil on asjast suurem pilt, siis sul on ka avaram arusaamine. No kujuta pilti maakaarti, eks ole. Või siis, kui sa näed ainult ühte linnakest, aga kui sa näed tervet seda maakaarti, kuhu see linn on paigutatud, sa näed ka teisi linnu, sa näed riigi piire, sul on palju suurem vaade nagu sellele maailmale, eks ole. Ja nii on ka Jumal tahab, et tema rahvas nagu näeks suuremat pilti, näeks Jumala plaani, suuremat plaani ja näeks seda, kust kogudus on tulnud, kus ta praegu on ja kuhu ta suundub ja mis on koguduse eesmärk. Ja see on see, mida ma tahan jagada nüüd selle uue aasta hakul, sest see aasta tuleb veel pinevam, kui oli eelmine aasta. Ärgu see sind hirmuta, kui see on põnev, see on tegelikult väga põnev. Ja mina usun, et sina saad liikuma just selles elemendis, mis sinu jaoks on määratud ja sa tunned sellest suurt rahuldust. Ja sind on selle aja jaoks valmistatud. Kui sa siiamaani pole veel aru saanud, kes sa oled, ja ma saan sellest täiesti aru, kes sa oled, miks sa oled, siis ma ütlen sulle päriselt, et kohe sa saad seda teada ja sa saad rõõmust hüppama, et siin just see on minu jaoks, just selleks ma olen kutsutud. Ja toimub üks selline ümbervahetus, nagu ma ka ühes saates ütlesin, et sellel aastal me näeme vahtkonna vahetusi. See tähendab seda, et nii valitsuses kui ka kirikus, juhtkonna, vahtkonna, kes on meil vahtkonnas, eestpalvetajad kindlasti, ülistajad, prohvetlikud ülistajad. Koguduses on oma struktuur, mida Jumal on muutmas ja seal toimuvad vahetused, ümberasetused. Ja see on väga põnev. Me teame seda, et suur osa koguduse ajastu fookusest on olnud inimese kesksusel ja see on ka normaalne, eks ole, sest kuidas Jumal sind kätte on saanud, ta ei tulnud alguses kohe osutama su lahutatusele Jumalast või su patule või näitama sulle mingit suurt plaani, millest sa üldse poleks arugi saanud, eks ole. Ta tuli su juurde armastusega. Ta tuli minu juurde armastusega. Ma mäletan, Piibel ütleb ka, et te olite alles pattude sees, kui Jeesus teid juba armastas, juba patusena ta armastas teid, eks. Ja tähendab, me kogesime ennem tema armastust, enne kui me üldse olime suutelised armastama. See tähendab, inimese kesksust oli vaja, et Jumalal on inimene väga tähtis. Ta tahtis inimest üles ehitada, aga milleks? Tal oli suurem eesmärk kui see, et inimene oleks vaid terve, vaid rõõmus, vaid terviklik, vaid ta tahtis seda inimest kasutada, teda tervena, terviklikuna, õnnelikuna tema eesmärkide jaoks, Jumala vajaduste jaoks, mitte inimese vajaduste jaoks, sest tema ülesanne oli inimesele, Pille luges alguses seda esimese Moosese esimesest peatükist, et Jumal lõi inimese oma näo järele ja ta andis talle mandaadi valitseda siin maa peal. Ja inimene ilma Jumalata ei ole võimeline seda maad hooldama. Ta kaotas kontakti Jumalaga ja Jumal on nüüd taastamas seda kontakti. Kas see on arusaadav? See ei ole keeruline, eks ju. Taastamas kontakti, et inimene oleks üldse võimeline valitsema siin maa peal. Ja nagu ma praegu just ütlesin, et Jumala valitsus, me peame selle võidu, mida Jeesus meie jaoks juba valmis pani, me peame seda võitu rakendama, seda kohtuotsust ellu viima üle kuradi, üle pimeduse. Ja sellepärast on
vaja, et meie autoriteet, meelevald ja nägemus oleks taastatud. Muidu me ei saa aru. Me ei tea, et meil on kuradi üle tegelikult meelevald, sest me vaatame rohkem oma nõrkuse ja patususe peale. Ja siis muidugi meil ei ole saatana üle meelevaldas, no kes olen mina, et mina nüüd siis saatanale siin midagi ütlen, aga parem ütle, kes sina üldse saatan oled, et sa siin oma suud lahti julged teha. Sinu saatus on põlevas tulejärves, aga minule on Jeesus andnud meelevalla Luuka 10:19 salmist alates, kuula, mis Jeesus sulle on andnud. Ja see ei sõltu sinu patususest, vaid sellest, et sa kuuletud sellele sõnale ja austad Jeesust ja hindad tema lunastustööd, ei vähenda lunastustööd. Kui me ei mõista õigesti seda autoriteeti ja paneme liigselt tähelepanu sellele, et me oleme vaesed patused, siis sellega me vähendame Jeesuse lunastustöö suurust. Sest me ei vaata oma nõrtuste peale, me vaatame tema võidu peale. Ja seda kurat tahabki, et me vaataksime oma nõtruste peale ja ei läheks kunagi edasi. Tegeleksime ainult enda parandamisega, siit kõpitseme sealt ka, nüüd ma olen juba parem. Loomulikult meie hing areneb ja me küpseme vaimus ja loomulikult muutumegi paremaks nende aastate jooksul, kui me tunneme Jumalat. Aga see autoriteet, mis meile on antud, ei olene sellest. Saad aru? Sellest, kui head või tublid või kui kaugel me ole jõudnud. Isegi laste suust Jumal on valmistanud kiitva väe, mida kurat kardab. Ja ma loen teile nüüd seda mandaati siin. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal. Meil on meelevald antud kõndida, see tähendab, nad on meie jalgade all. Ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile kahju. Sellel aastal peab iga päev seda kohta meelde tuletama, eriti sellel aastal, sest ega siis saatan nii kergesti alla ei anna. Aga loomulikult see, kes lahkuma peab, on tema, mitte meie, eks ole? Mitte meie ei pea jooksma tema eest peitu, vaid tema peab jooksma meie eest ära. Ja mõistame seda, mõistke seda, kallid õed ja vennad. Ja samas ta ütleb ikkagi, et ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad. Ja ta näitab siin nüüd selle rõhuasetuse, et mitte meie pärast, et meie oleme nii tublid, ei alistu need vaimud, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. See osutab ka sellele alandlikkusele, mis on õige alandlikkus. Saad aru? See on õige alandlikkus. Alandlikkus see, et ma kuuletun temale ja sõltun temast ja tema valitseb minu elus. Ja edasi ma loen ka. Ja sel samal tunnil juubeldas Jeesus pühas vaimus ja ütles, ma tänan sind, isa taevas, ma issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa ja kes on isa, kui vaid poeg ja kellele poeg tahab seda ilmutada, nii et poeg tahab sulle seda ilmutada ja see varandus kuulub ka sulle. Need aarded, need ilmutused kuuluvad ka sulle. Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes, õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete. Sest ma ütlen teile, et paljud prohvetid ja kuningad on tahtnud näha, mida teie näete, aga ei ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Halleluuja, nii et tänu Jumalale selle eest, mida Jeesus meile ilmutada tahab. Ja nüüd paar kirja kohta veel, mis ma tahaksin selle aasta kohta öelda, mida me peaksime meeles pidama, kui võitlused lähevad väga selliseks intensiivseks ja me näeme väga kiireid ja selliseid äkilisi muutusi. Ja nagu te olete kuulnud, ilmselt siin on mitmed, ka isegi ekstrasensid räägivad mingi tulihobusest ja sellest tulest, eks ole, aga me teame, et Jumal on loonud tähtkujud, Jumal kontrollib kõike ja tuli tõepoolest on väga palju
esinevad, me näeme neid sündimas, neid tulekahjusid, aga me näeme ka, kuidas Jumala tuli langeb ja Jumala tuli see on püha vaimu tuli. Jumal kõneleb tule seest. Jumal kõneles põõsast, põlevast põõsast Moosesega. Jumal oli 3 Heebrea noormehega koos tulises ahjus. Ma räägin nüüd, pöörame nüüd Jumala seisukohast tähelepanu nendele tulistele olukordadele, mis meie elus võivad tulla. Ei tohi karta neid. Aga see on hea, kui me vajame püha vaimu tuld, eks ole, me oleme küsinud, Jumal, pane meie sees üks tuli põlema, ärata meid üles, las see säde lööb jälle lõkkele. Meie, kes me mäletame, oleme vanemad, mäletame neid vanemaid ärkamisi, mida Jumala tuli tegi, kui ta koosolekutel langes, et me ei suutnud jalgele jääda. Me olime maas, Jumala tuli, tegi tööd meie sees ja kui me tõusime sealt üles, olime, kes oli terveks saanud, kes oli pühast vaimust lihtsalt purjus, Jumal tegi imelist tööd, nii-öelda see püha vaimu tuli oli narkoos, mille jooksul Jumal tegi operatsioone meie sees, tegi häid asju, muutusi ja kui me tõusime üles, siis me olime muudetud inimesed ja see tuli kandus edasi maailma, see on Jumala tuli, nii et me ei pea kartma mingeid tulesid. Samas tulekahjud on ka Jumala kohtute nagu märk Jumala kohtutest. Aga Jumal ei soovi kellegi surma, Jumal ei soovi ka õela surma. Sellepärast on Jumal korraldanud nii, et ka viimasel hetkel, kui inimene hüüab appi Jumala nime, siis ta saab päästetud. Et mina olen palvetanud niimoodi, et Jumal, kui kuskil on õnnetused või maavärinad või ohvreid või tulekahjud või et Jumal, anna nendele inimestele kas või viimasel hetkel hüüda appi sinu nime, et võimalikult vähe saaks minema põrgusse inimesi ja võimalikult rohkem taevasse. Sest Jumala kohtud käivad mööda maad ja me ei saa seda kuidagi vältida, sest kurjad inimesed tõmbavad enda peale karistuse. See on vaimulik printsiip. Jumal ei ole mitte ainult, ta on hea ja halastaja, ta on isa, aga mitte ainult, ta on ka õiglane kohtumõistja. Ja kui Jumala kohtud käivad mööda maad, siis rahvad õpivad õigust. Mõnede inimeste puhul ei ole võimalik läheneda armastusega. Mõnede inimeste puhul, kes on oma hinge saatanale müünud ja teevad nii palju kurja, nende puhul aitab karistus, et nad võivad veel saada päästetud viimasel hetkel. Armastus ka loomulikult, ja see ongi, aga näed, kõigile ei aita see. Aga ta seal, on olnud selliseid olukordi ka, et kui sa näed, et üks Jumala kohus ühe inimese ellu tuleb ja ta hakkab meelt parandama, siis sa saad armastusest teda teenida, siis ta võtab vastu. Neid olukordi on ka, eks ole. Ja ma loeksin Jesaja 13:2-4. Ja toon selle kohta ka tõlke, laiendatud tõlkes, see on väga huvitav kirjakoht, muide. See räägib seda, kuidas, see puudutab Jumala kohtuid ja Jumala viha. Ja ta ütleb nii, tõstke lipp lagedale mäele ja hüüdke neile valjusti, viibake käega, et nad läheksid sisse suurte isandate väravaist. Nüüd, ma olen andnud käsu oma pühitsetuile siis meile, eks, oma rahvale. Ja vaata, kui huvitav, olen juba oma vihale appi kutsunud sangarid. Jumal on oma vihale appi kutsunud sangarid. See tähendab, et kui Jumal midagi teeb, ta teeb enamasti läbi inimeste. Mõnikord ka loodusõnnetused ja need, eks ju, aga teeb ka läbi inimeste oma kohtuid teostab. Olen kutsunud oma vihale appi sangarid, kes võivad suurustada minu suurusest. Ja see tähendab siis, mis tähendab vihale appi? Kannavad välja minu viha. Tähendab, nad suudavad kanda välja tema viha. Ja ta ütles, kuule mägedes on mürin, kuningriikide kogunenud paganate lärm, vägede Jehova vaatab üle oma sõjaväge. Ja nüüd New Living Translation Piiblis ütleb niimoodi, tõstke signaal lipp lagedale mäe tipule, kutsuge armee Babyloni vastu. Viipa käega, et julgustada neid kõrgete ja vägevate paleedesse marssimisel. Jah, ma olen kutsunud need võimsad sõdalased oma viha väljendama. Tähendab, kui kogudus on kutsutud olema valguseks, siis ta on kutsutud ka Jumala armeeks, kelle kaudu
Jumal väljendab oma viha. Ja nad saavad rõõmustama, kui midagi ülendatakse. Ja see tähendab ka seda, et mida me maailmas praegu näeme, et ka kristlaste vahel on lõhenemised, sellepärast on liigselt nagu seda humanistlikku seal, kus Jumal on langetanud oma otsuse. Nüüd ma karistan seda süsteemi ja nüüd ma eemaldan need inimesed ja viin nad meeleparanduse paika. Nüüd vale kaastunne, seesama kaastunne, millega Peetrus ütles Jeesusele enne ristile minekut, ärgu sulle seda juhtugu. Seesama vale kaastunne sekkub nüüd Jumal, et kuule, see on ikka väga julm, siin on ju rahvusvaheline õiguse vastu rikkumine, eks ole, kuidas siis nii tohib teha. Aga mis rahvusvahelisest õigusest me räägime, kui Jumalal on õiglased kohtud? Jumal on armastus, aga tal on ka õiglus, ta mõistab õiglast kohut. Ja me ei saa sekkuda sinna, me näeme, et Jumal on otsustanud seda teha, sest siin on ka lausa kirjutatud, et ma olen nad kutsunud oma viha väljenduseks. Mõnikord Jumal tõstab presidendi üles, kes pöörab kogu maailmas ülekohtu lauad ümber ja siis on need, kellele see president meeldib, ei, ta ei saa olla kristlane, kui ta nii teeb. No, Jumal valib, keda tema tahab ja ta teeb seda, mida tema tahab, eks ole, kuidas tema tahab. Kuulake mägede mürisevad häält, kuulake, kuidas suured armeed marsivad. See on paljude rahvaste müra ja kisa. Taevavägede isand on selle armee kokku kutsunud. Nad on pärit kaugetest riikidest kaugema silmaperi tagant. Nad on isanda relvad tema viha teostamiseks. Ma ei tea, ma ei taha muidugi olla, Jesaja ka ei tahtnud olla Jumala viha teostamiseks astja, aga ta tegi seda, mis Jumal ütles ja ma ei tea, kas keegi teab, kuivõrd piinarikast surma. Ta suri märtrina, eks ole. Te võite lugeda Heebrea kirjast, mida Paulus ütleb nende märtrite kohta, mida kõike nendega tehti, keda keedeti õlis, keda saati pooleks. Ja Jesaja oli see, keda saati pooleks. No me ei taha olla need vihaastjad, eks ju. Aga jah. Ja nüüd me vaatame Jeesuse halastuse peale, ütleb, et aga see oli vanatestamentlik. Ja Jeesus on ju toonud armu ja halastust. Aga ma mõtlen samas, et Jeesus ütles, ma ei ole tulnud tühistama käsku, vaid ma olen tulnud seda täitma. See tähendab seda, et Jeesus võttis enda peale selle karmi kohtlemise. Et meie ei pea seda enam võtma enda peale, saad aru. Aga kui ta nüüd tuleb tagasi, siis ta ei tule enam kui see, kes annab elu meie eest, vaid ta tuleb tagasi kui see, kes küsib. Ta tuleb tagasi kui kuningas, see küsib, mida sa tegid sellega. Et see koguduse armuaeg on veel praegu, aga see ei ole kaua. On Jumala kuningriigi aeg, tõe ja õiguse aeg, Jumala kohtute ja õigeks mõistmise aeg, ka Jumala armu ja halastuse aeg loomulikult, sest ka Jumala kohtutes on halastus ja kõik, kes kutsuvad appi tema nime, need päästetakse. See on niisugune hirmu jutt, aga ärge kartke seda. Ma pean seda rääkima, see on nagu tuli mu kontides, ma ei saa sellest rääkimata jätta. Ma ei saa tuua seda ninnu-nännu, et kõik on ilus ja kõik on hea. Kui me oleme tema sees, siis ongi kõik ilus ja hea ja me ei pea kunagi kartma. Ja nüüd veel üks message piibel, kus see tõlge kõlab niimoodi. Hüüa kõvasti, tõmmake nende tähelepanu, juhtige neid formeeruma. Suunake jõud nende võimu närvikeskustesse. Olen selleks välja kutsunud oma eriväed. Me räägime siis saatanlike jõudude närvikeskustest, eks ole. Tasub Jumala käest küsida, et mida kogudus siis tegema peab, mis niimoodi on suunatud täpselt vaenlase närvikeskusesse, eks ole. Kurat kardab seda, sellepärast ta hoiab kogudust tasasena, vaiksena, ilusana, mugava kristlusena, istuge kirikus, makske kümnist, tehke üritusi, rõõm Jumalas on meie tugevus ja ongi loomulikult, aga ta hoiab kogudus mugavuse tsoonis. See on vaenlase eesmärk. Hoida kogudus mugavuse tsoonis. Aga need asjad, mis sündima hakkavad sellel ja järgmisel aastal, on võib-olla tõesti šokiks neile kristlastele, kes on harjunud elama mugavat kristlase elu, mugavuse tsoonis. Nii, et kogudus valmistub siis nüüd suurimaks lahinguks, aga suurimaks võiduks. Ja on algamas suur Jumala liikumine ja see on juba alanud. Nii et hoidkem kokku
hoidkem kokku, kogudus on üks ihu, üks perekond, üksikuna on siin kerge ära noppida, aga kui sa oled koguduse sees, siis vaenlasel ei ole mingit jõudu, Jumal õpetab sulle tundma seda meelevalda. Nii et Jumal valab meie üle välja vaimu, me näeme seda. Ja siin on siis nii ja julgustuseks siis ma ütlen teile, et armsad, see on 1. Peetruse 4, 12 ja 13. Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teil on saanud katsumiseks otse kui sünniks teile midagi võõrast, vaid seda mööda, nagu teil on osa Kristuse kannatamisest. Olge rõõmsad, et te võiksite rõõmustada ja hõisata tema au ilmumisel. Ja sellised katsumused, ma usun, et enamus teist on juba läbi käinud, see on halleluuja, kui te olete läbi käinud katsumustest, mis on olnud murdumispaigad tema elus, aga enamus kogudusest ei ole sellest veel läbi käinud. Ja aga need on ka kohad, kus sa ületad selle loomulikkuse piiri ja sisened üle loomulikku. Nii et sa kohtad teda, me saame kohata teda. Tulises ahjus me kohtume tema endaga. See on nii võrratu, me tahame ju kohtuda temaga. Me tahame suuremat tema ligiolu, armastust, me tahame kogeda teda ennast. Me tahame tema eluhingust kogeda, me tahame olla see hea Kristuse aroom. Aga siis me peame arvestama, et me peame millestki läbi minema, kus me siis kohtume Jumalaga, eks ole. Ja see toob Jumala tule ja Jumala väe meie ellu. Me igatseme näha seda Jumala Šekina au ja tahame tulla täna tema risti alla, et korraldada kõik, mis ripub veel õhus või mis on lahendamata, mis on takistuseks tema ja meie vahelistel suhetel. Ja tahaksin siis lõpetuseks kuulutada meie kõikide üle siis laul 20 ja 8. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga isanda oma Jumala nime. Nii et me ei looda selle maailma varustusele või jõule või inimeste toele, vaid me usaldame teda. Ja laul 33, 16 ja 19 ütleb, ei kuningas sa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu abil. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. Vaata, isanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus nälja ajal. Niisiis, me oleme Kristuse hea lõhn, sina oled Kristuse hea lõhn. Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele küll lõhn, surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu ja kes selleks kõlbab. Et see on see meie valikute ja meie otsuste aeg. Aga meie otsustame olla, me tahame olla Kristuse hea lõhn, eks ole ju? Kes lihtsalt, kellest pressitakse välja see hea aroom, see elulõhn. Ja kui inimesed su peale vaatavad, siis nad tahavad küsida, et mis asi see on, et mina tahan ka seda, ma tahan seda elulõhna. Et see on see, mida Jumal saab anda. Ja võtke see vastu praegu. Ja palvetame nüüd kõik koos, tõuseme püsti ja palvetame.